no võib-olla siis tasuks mainida, et need, kelle jaoks me täna muidu oma videosid teeme, on meiega siin reisil, nii et Vaimo-Vaisa ja Kats on siis me räägime täna täis. Mis me siin Taist räägime siis? No alustuseks me oleme siis Hua Hinnis, mis on Bangkokist 200 kilomeetri kaugusel, aga siia sõidab 5 tundi. See on vist siuke Aasiale omane. Me Vaimo-Vaisale läksime lennujaama, siis me tulime siia kohta bussiga, õhtul alles jõudsime. Noa oli haige, emme-issi läksid arsti juurde, teisel päeval läksime külla ja 3. päeval tuli tagasi. Haiglas oli, Me siis oleme 2 viimast ööd olnud haiglas, kuna Noahil tuli palavik ja me muidugi kohe kartsime, et äkki on malaaria või dengue palavik, mida siis sääsed levitavad ja Kambodžas on see oht. Ja tulime siis haiglas kontrollima või neid teste tegema, et äkki tal siis ei oleks neid haiguseid ja õnneks need olid korras. Aga kuna uriinist leiti mingi muu bakter, siis meid jäeti haiglasse ja nüüd me siin siis oleme olnud. Oleme saanud tilgutit ja mingeid rohte, aga nüüd on juba hästi või? No jaa! Aha, kas sul on olnud hea siin või? Aha, on kiusatud sind siin või? On kiusatud natuke sind või? Mis tehti siin sinuga? Jah? Tšau, näita, mis sul on ja siuke asi on ja. No ühesõnaga, siin on tuba iseenesest on väga luksuslik, nii kallis ja nii fancy sööbimises pole veel olnudki. Okei, fancy sööbimises oleme, aga mitte nii kallis. Ja ei teagi. Siin muidugi Tais on naljakas see, kuidas nad siis räägivad. Noah on meil Noah. Kolmnurka on mu mütsid, kolmnurkne on mu müts. No esiteks siis... Päeval me tegime siis, et me nuulasime basseini juures ja veel käisime kiirnuudleid ja jäätist ostmas. Läksime õhtul emme-issile külla ja siis läksime sööma nende juurest, aga nad ei tulnud. Siis suvel päeval algas hommik ja eelmisel õhtul me läksime sööma ja ma ei mäleta, mis võtsin, aga midagi võtsin ikkagi. Ja siis Essi 3. päeval tuli emme-issi ja siis räägivad ja siis me käisime kõik koos söömas õhtul. Aga kus me veel kõik koos käisime? Ühes rannas mingis. Matkamas seal käisime me, kus saime templisse minna, Koopas templisse ja siis läksime õhtussema ja emme-issi räägivad edasi. Aga seal mingid loomad ka olid? Seal templis juures? Mingid väiksed loomad seal? Söövad neid? Suure mäe peal. Suure mäe peal olid ka. Vaimo tegi selle ühega tutvust. Kes need olid? Ja ahve oli ka seal ja siis õhtul läksime sööma ja see on midagi olulisem. Ja siis emme-issi räägivad edasi.
Ugo rääkis juba väga kõik ära, mis me siin teinud oleme, peamine on söömine, aga reisi põhinali vist on siis see, kui me käisime templis, mis asus siis Ahvi mäe otsas, kus oli siis hästi palju ahve ja üks ahv siis vaima... Palju ahve. Ärme sega vahele mõned. Üks ahv siis hüppas vaima koti külge ja vaima viskas selle ahvis vastu puda. See oli meie reisinali. See oli tegelikult päris nagu hirmus ilmselt sellel hetkel. Aga see kõrvalt vaadatuna oli ikka päris naljakas. Aga mis me siis veel teinud oleme? Elevanit käisime vaatamas. Looduspargis käisime. Ja see looduspark oli... Veepargiski. See looduspark oli nagu... Kui veepargiski. See looduspark oli nagu äge, see tempel, mis seal Koopa sees oli, see oli väga lahe, aga nõme oli see, et iga järgneva kohast, kui sa tahtsid minna seal looduspargis, pidid sa siis hakkama taksole juurde maksma. Nii et kui me olime Kambodžas, siis meil oli päevaks see tuk-tuk-juht, kes viis igale poole sinna templitesse, aga ja nagu said, harjunud sellega, et sa saad nagu igale poole matkata, aga siin Tais sa nagu ei saanud, sest et sa pidid iga siis järgneva koha eest nagu juurde maksma taksole. See oli nõme. Aga see Koopas olev tempel, see oli väga lahe tegelikult. Sinna pidi matkama mingi 400 meetrit väidetavalt. See oli puhas tõus. Trepist ülesse ja siin soojas on päris hea matkata. Ugo. Päris see tassitavan higi tuleb täitsagi. Aga see tempel oli mega lahe. See oli nagu see jääaja siin filmi oleks sattunud, kus nad olid seal dinosaurused seal jää all. Ja, oli küll siuke. Oleme oma matkaga ju. Tere! Oleme National Geographicust ja oleme jõudnud oma matkaga täna Jääaja võtteplatsile, kus elavad dinosaurused. Üleval on jääaeg. Need taimed ühesõnaga, mis seal siis allkasvasid, sa tekitasid siukse troopilist oli täpselt, seal oli üleval see auk ja see tuli täpselt valgus peale, aga me jõudsime täpselt niimoodi, et see valgus hakkas suht nagu ära minema. Et alguses me jõudsime Shine'is seal vaata, kes siis selleks nagu jõudsime õige vähe täpselt. Ja mis me siis veel teinud? Meil on muidugi võetud villa, kus on siis meil oma elabassein, nii et me olemegi põhimõtteliselt siin vees alanud. Hugo küll. Reklaame teinud, jah. Jang! Kui YouTuber. Ei, me oleme suunamudi. Perekond losside veekukerpallide rekordi purustamise uus katse tuleb siit. Praegune rekord on 17, minu rekord on 16, vaatame, kas suudan üle teha. Mis me veel teinud oleme? Lõunaks sööme 1 euro sööki. Ja, mamma nuudleid. Või siis ongi üks kohalik tädike meie siin lähedal siis teeb värskest kraamist seda sööki. 1 euro eest, mis on suht ajuvaba, aga Väga hea. Aga terav. Siis, mis me veel teinud oleme? Meil on muidugi tegelikult siin väga palju eestlasi, sest ega nemad ei tulnud ainult siis 3-kesti, vaid nad võtsid ka kõik oma sõbrad kaasa, nii et siin on eestlasi umbes 30, mis on tegelikult äge, sest jõulud ja aastavahetus on meil jäänud siia sisse. Meil olid jõulud vahepeal. Ja jõulud ka. Kus sa poiss mulle mõlema jalavese sisse ei vee? Katsile, vaimale, emmale, kõigile, emmale, emmaki tahab isaga, sullegi, juhu sulle. Jee, mulle ka. Häid jõule! Häid jõule! Seda enam mäletan. Me sõime verivorsti ja
metsaga . Kartulit tegime. Äkki need mingi kartuli mulle ja jõuluvana kinkis mulle selle veepargi pileti. 2, 3. No ja räägi siis veepargist, mis tegite seal? Kellega sa käisid? Issi ja Kätsiga, seal olid mõned Issi ja Kätsi omad ja minu omad olid ka mõned Sõbrad, jah? Ei nagu need turud. Torud. torud ja üks koht oli palju torusi ja need olid lastetorud, aga seal oli üks suur üks sugune veed pähe kallamiskaev. Ämber oli... Ämber oli, kuhu peas palju asju vetle. Äge lugu. Kuhu sa läksid nüüd? Sina lahti. Mida sa teed ära? Ühesõnaga veepargis olid osad asjad olid Hugole ja siis olid osad asjad täiskasvanutele, sellist nagu keskmist ei olnud. Et Hugo jaoks osad asjad olid nagu titekad natuke ja suurte peale veel ei saanud, et peab mingi 10 senti kasvama veel. Me proovisime minna taga ühte, aga siis me peaaegu olime juba seal peal ja Soonu oli ikka mingi no. Nad on suht ranged seal. Jah. Siin on hästi palju koeri, kes on suhteliselt kurjalt hauguvad, aga õnneks ei ole nad kedagi veel hammustanud. Sest meil on kaikad. Meile õpetati, et tuleb võtta kaasa kaigas, kui lähed jalutama. Aga no, me oleme ikka suht ettevaatitud, me lähme tavaliselt teisele poole teed. Ja muidugi me nägime ka mega hiiglaslikku varaani. Seda kahjuks video peale me ei saanud. No, see oli ikka mingi siuke nagu suur, noh. Ja nagu suure kämblaga. Ja siis üks päev, kui me tulime tennisest tagasi, siis seal, kus need kõige rohkem neid hulle koeri on, siis me olime seal nendest koertest üle tees, need koerad hakkasid aukudes meie poole tulema üle tee ja siis üks rolleriga vana papi tuli just ja siis see koer läks talle nagu ette niimoodi, et see papi pani mäsatäiega külje maha. Aga õnneks tundus, et jäi terveks ja sõitis rõõmsa näoga edasi, nii et õnnelik õnnetus. Aga üldiselt... ei saanudki aru, et kas ta jäi terveks või ei jäänud, ega see koeraomanik tõstis ta püsti ja lükkas uus. Aga see Hua Hin võib-olla üldiselt on olnud selline nagu Pärnu, ma ütleks Eestis, on siuke kuurortlinn, kus tegelikult väga palju midagi teha ei ole. Rand oli minu meelest selline nagu, vähemalt see linnarand oli küll siuke šokeeriv veidikene, et seal jube palju rahvast ja hobused ja... Ja üks rand, kus me käisime, seal oli täiesti roheline vesi. Skuuter sõitis, siis oli see roheline pilv oli taga. Siis oli lausagi, et rohelisest veest tehtud rohelised pannkoogid. Nägime meie isiga. Ja, et see, noh, siin on nagu mõnus tulla, siin villas on nagu väga äge olla, aga tegelikult siin linna peal otseselt nagu need night marketid ja need on, mida sa käid ja vaatad siin, aga see on siuke nagu linna kuurortpuhkus või? Mõned templid ikka, selle suure templi. Jaa, meil siin suure templi juures ka. Aga siin linn on siuke turistikas ikkagi, et nagu Kambodža ja mingi asjadega võrrelda väga ei saa. Rikkaste rajoon pidi olema, nii et... Aga ta ei näe väga rikaste rajoon välja, sest taimest no siin on, kui sul on foor juba siin väikeses linnas iga nurga peal ja ülekäigurajad, siis see on meie jaoks juba Aga ta on hästi euroopalik küll tegelikult, see on küll tõsi. Rohkem kui teised nagu... Jaa. Aga see tempel veel, kus me käisime, siin on hästi suur see üks tempel, hästi suur kuju on seal templis juures. Ja hästi, või siis oli, siin oli nagu 2 templit oli hästi lähestikku, aga need ei ole nagu turismi, vaid need on nagu päris need, kus mungad elavad siis. Ja seal oli väga äge need, kus need hästi palju need kujusid oli. See oli äge. No... Me oleme turul palju karamarrast ja riisi ja smuutisid söönud. Jah. Tulime õhtus sööma turule. Siin saab igast vardaid ja igast head asja. Ja kus on Merten? Ikka smuutiletis.
1 € mango smuutit ostmas Ajuvaba linnal. jah, täna meil on siis aasta viimane päev. Homme on viimane päev alles. 562 tegelikult ei lõppe. ja hakkab 2563. Neil on alles aprillis. Enda toidupoodi täna. Neil ei hakkagi praegu. Aga ühesõnaga jah, siin Tais on teine aja arvamine, mis tuleb siis budistlikust mitte jälle Kristuse budismist. järgi, vaid Buda järgi. jah, ja neil hakkab siis tegelikult 2563 aasta, aga see hakkab alles aprillis on neil pidustatud. Nii et me ei saagi seda tegelikult vastu võtta. Seda me ei saa vastu, aga me võtame enda uue. Võtame meie 2020 vastu ja Vaima sünnipäeva. Vot. Saab ka 20. Uga, mis teed? Pakid kaasa ennast või? Pakid, jah? Head vana aasta lõppu! Noh, esimene suvine sünnipäev. Ainult 50 aastat pidid ootama. Tule siia vahele või? Oleme siin Hua Hinni rannas aastavahetusel ja Liis Lemsalu laulab. Head uut aastat. 3, 4. Head uut aastat! Head uut aastat! Head uut aastat! Roha, mis sa teed? Lähme lennujaama ja ma lähen pallile Vaima Vaisa Eestisse. Tatsu ka. Tatsu ka lähme Peedisse. See on kurb või? Noas riieted emme lahti või?